tere, armas, olen Triinu ja teen sulle täna sellise laivi nagu enda elutee numbri kohta natukene seletust ja äkki see kõnetab ka neid inimesi, kes võib-olla on täna sellises raskuses ja ei saa aru, miks see nii on ja miks neil on ärevus ja miks neil on depressioon ja ma ei tea, mis asjad veel on ja ma lihtsalt jagan seda kohta, et minu elutee number on 11 ja see tähendab seda, et see on meistrinumber. Aga see tähendab ka seda, et kõigepealt elad sa oma elu selles numbris number 2 ja see tähendab seda, et see number 2 elu on hästi raske. Sul on hästi palju lahendamata teemasid enda sees ja need kõik trigerduvad ja sa ei oska oma energiat mitte kuidagi tervendada, sa ei oska märgata trigereid, sa võtad kõike väga isiklikult ja siis sa kukud väga suurde auku, siis sa süüdistad kõiki teisi oma hädades ja sulle tundub, et see maailm, kuhu sa oled sattunud, on kannatus, sulle tundub, et see elu, mida sa elad, on suur kannatus ja sest mitte midagi ei suju. Lihtsalt nii ongi, et ja see on just sellepärast, et sa ei ole veel hakanud iseendaga tööle. Kui sa hakkad endaga tööle, sa õpid ära oma energiat tervendama, õpid ära tõstma oma energiat kõrgematele sagedustele, sa viid oma energia teise sagedusele ja sa tunned ennast harmooniliselt, sa elad kooskõlas oma tõega, siis sa hakkad elama alles number 11. Ja see on see koht, kus siis inimesed hakkavad tundma kergust, sest sa hakkad elama hoopis teist elu, sest sa oled need kohad ära tervendanud ja enamalt jaolt, miks meil on need rasked kohad, on seepärast, et inimesed elavad ju läbi siis kellegi teise inimese eluprogramme, mitte enda omasid. Sest kui sa oled raskustes, siis sa ei ela oma elu. Kui sa elad juba oma elu, siis sa oled kerguses, sa oled oma looja energias ja sa lood ja teed omi asju. Siis ei ole seda kohta, et aga kui sa oled täna selles kohas, kus sul on nagu rahateemad, sul on see, et sa ei tea, kes sa oled, miks sa siin oled ja sa ei oska oma energiat juhtida, sa ei julge elus edasi liikuda, kui sa oled selles kohas täna, siis ma lihtsalt nagu motiveerin sind edasi liikuma, sest see koht, kuhu on võimalik tulla, on väga mõnus. See on väga nauditav, see on elu täis rõõme ja kergust. Nii et ja uusi ideid, uusi koostöövõimalusi, see on täielikult teine maagia, mida sa saad hakata elama, kui sa seda valid. Mina valisin seda ja täna elan mina number 11. Ja see on see koht, kus ma soovitan lihtsalt, kes on täna raskuses. See on lihtsalt nagu sulle võrdluseks, et sa nagu märkaksid, kui sa ise oled näiteks, otsid lahendusi, et miks mul on nii paha, miks mul pole energiat, miks ma ei tea, mis kõik on ja siis sa lihtsalt nagu märka, mis on sinu elutee number. Ma mõtlesin, et ma võtan natuke ka kaarte. Täna tuli raha ja külgetõmbe seaduse kaardid, et võtan neid. Nii et võid välja mõelda 1, 2 või 3. Ja kui sa alati või otsid selles mõttes, et kes saaks sind aidata, siis ma siin all on pandud kontaktid, et sa võid mulle kirjutada, et sa ei pea olema selles kannatuses. Sest enamalt jaolt ongi siis suhe on toksiline, iseendaga suhe on kõigepealt toksiline, sest seesama suhe peegeldabki siis sulle partner. Sa ei pruugi sellest algul aru saada. Sinu lapsed peegeldavad sulle ja sa ise võid olla nagu nii sellises kohas, et mõtled, et kuidas siit välja saab. Aga siit saab välja. Ja tablettide koha pealt on minul ka see koht, mida mina näiteks ei julge
sest minule määrati 20 aastat tagasi tabletid ja kui mina seda ühe võtsin, ma mõtlesin, ma olen hullumajja, et ma lihtsalt jagan sulle oma kogemust. Aga sina tee alati seda, mida sina tunned. Mina tundsin, et ma proovisin ära, aga see oli nagu õudusruudus. Et selleks ongi hea, et meil on olemas teised tehnikad ja me saame ennast tuua tasakaalu ja hakata lõpuks elama oma elu. Sellepärast, et kui me oleme selles raskuses, võtame elu isiklikult, siis meil on hästi palju süütundeid ja süütunne on õpitud ja see on sulle kaasa pakitud koorem, millest on võimalik vabaneda. Nii, kas sa mõtlesid välja? 1, 2 või 3? Nii, võtame 1, 2 ja 3. Ja sa mõtle välja, ma mõtlen ka 1, 2, 3, 2. Nii, esimene kaart. Ma räägin oma loo nii, nagu ma tahan, et see oleks. Kui su peamine kavatsus on parandada ja täiustada selle loo sisu, mida sa iga päev oma elu kohta räägid, siis me lubame sulle kindlalt, et su elu muutubki pidevalt täiustavaks looks, sest võimas külgetõmbeseadus töötab nii, sarnane tõmbab sarnast. See on selles mõttes imeline kaart. Kui sa selles mõttes, täna on bumerangi efekt väga kiire tulema. Kui sa kritiseerid kedagi, kui sa annad hinnanguid kellegile töö kohta, raha kohta, ütled kellelegi halvasti, sa saad kõik bumerangina tagasi. Seega räägi endale see lugu, mida sa ise tahad elada ja tegele ainult iseendaga. Number 2. Ma ei saa rääkida puudusest ja kogeda küllust. Puudusest rääkimine ainult pikendab vastuseisu soovitud küllusele ja mõlemat ei saa. Ei saa keskenduda soovimatule ja loota, et su soov täitub. Sa ei saa keskenduda rahalugudele, mis tekitavad sinus ebamugavust ja samast lubada endal kogeda midagi, millega kaasnevad head tunded. Teistsugune lugu loob teised tulemused. Minu mõtted tõmbavad kõike, mida sa oma arvates, mis on sinu arvates hea. Sealhulgas piisavalt raha ja tervist minu mugavuseks ja rõõmuks. Nii et selles mõttes on alati see tõde. Ma ei saa rääkida puudusest ja kogeda küllust. Me ei saa kahte asja korraga. Kas sa oled puuduses või sa oled külluses? See on sinu valik. Sa saad mõlemat. Sa saad ühte neist, aga mitte mõlemat. Ühe neist saad. Nii, 3. Ma saan tekitada nii raha kui ka aega selle nautimiseks. Paljud ütlevad, et nad on nii hõivatud raha teenimisega, et neil ei ole aega seda nautida, sest tegudega luues oled sa sageli oma loodu nautimiseks liiga väsinud. Olles mõistnud mõttejõudu ja seda teadlikult oma soovide suunas juhtinud, avastad sa oma tegevusega saad nautida seda, mida sa oled loonud oma mõtte kaudu. Ja see kanal on samamoodi loodud mõtte kaudu, ja hakkan tegutsema. Ehk siis kõigepealt tuleb mõte ja siis sa tahad seda teha ja siis sa lähed tegevusse. Nii et pane kõik oma mõtted tegevustesse. Need, mis sa tunned, et sa tahad seda teha, sest sa saad sealt, sa tunned, et sa kohe energia läheb liikuma. Et proovi. Sellepärast, et kui sa oled täna selles kohas, kus sul on hästi palju negatiivseid mõtteid või siis on ainult mõtted sellised, et mul tuleb mingid arved tasuda ja kõik on see, siis on see koht, kus sa oled selles nagu nõiaringis. Sul ei ole nagu ühtegi uut nagu mõtet, kuidas luua või teha, sest sealt ongi vaja see looming nagu tööle panna. Sest kui meid on kodeeritud sinna nagu tööle, koju, siis inimese sees on see loovuse energia, mis on tema sees sünniga kaasa pakitud, ei toimi. Sul lihtsalt ei ole uusi mõtteid, sul ei ole uusi mõtteid, sellepärast et sa ei ole selles kohas. Ja siin on vaja see shift teha, et ära nagu tulla sellest kohast ja hakata, aga siin on vaja iseenda sisemaailmaga tööd teha, sest sina saad selle shifti teha.
Ja kui sa ei oska, kui sa oled täna raskuses, siis minul on need tööriistad, mis aitavad inimesi ära tulla kergusesse, rõõmu, vabadusse ja iseenda särasse. aitäh sulle, imelist päeva!